Proovi sinna sõita. Aga kui see on 3 meetrit, siis kaugu see... No see on kiivel ära mõelda. Keskel tuleb taksada. See on jaga. Teine motor kuskil. Stop, ma tahaks katsuda, kas muuta on soojaks läinud. Ei ole. See oli üks täiesti ootamatu idee, mis tuli eelmise projekti käigus. Me tegime Pilveooperi nimelist etendust Vabalaval 2 aastat tagasi. Ja see oli tegelikult Sander Tuvikene, üks 3D animaator ja muidu väga osav arvutimees, kes käis välja, et võiks teha niisuguse asja, kus robotid kirjutavad teksti, ise mängivad ja ise vaatavad ka veel. See on nagu niisugune põnev, et robotid ja teater, et kuidas need kokku omavahel sobivad. Oli minu jaoks täiesti huvitav see et robot ise kirjutab nagu selle teatrietenduse ja robotid näitlevad. Kuigi natukene mõned inimnäitlejad neid nagu juhivad, aga ma arvan ikkagist, et see on midagi sellist, mida nagu väga palju ei tehta. Et hästi palju erinevad inimesed on koos, eks ju, erinevatelt aladelt. Näiteks nagu ongi, mina kehakultuur õpin nii-öelda kehalise kasvatuse õpetajaks, treeneriks, eks ju, ja tegelikult tegelen siin teatri ja olen abis robotiehitusel ja selles mõttes, et laiendab silmaringi päris kõvasti. No hetkel ongi niimoodi, et meie grupp on jagatud nagu 2. Ühed siis vastutavad nii-öelda selle roboti ehitamise poole pealt, kuhu ma ka ise kuulun. Ja teine pool on siis see, kes siis nii-öelda programmeerivad neid käike, et meil on siin päris ambitsioonikas plaan oli panna nii-öelda programmeerida robotid ise nagu täielikult vabalt tervet etendust läbi viima, et ilma inimeste juhtimata. Mõte on see, et mingisugused esemed nagu ise liiguvad nagu laval. Praegu me näeme ju sinna lihtsalt kõhu sisse või aju sisse või keha sisse, et seda kõik peidetakse ära ja siis on näiteks üks objekt on see lamp. Ja siis ka rattad peidetakse ära, et lihtsalt on sellised nagu esemed, kes ka räägivad. Raskuskese liiklust on niivõrd palju tahata, viskas siit selle ratta üles. Cross-dressing. Et ma üritasingi leida mingisugust selles mõttes kummalist esteetikat, et keegi, ma eeldan, et robotiteatrisse võib-olla kujutatakse ette neid humanoide, kes siis tulevad, ongi nagu käte ja jalgadega ja peadega ja liigutavad. Ennast nagu robotid peavad liigutama ja siis käivad laval ringi, aga ma tahtsin just sellele vastupidist leida. No mul oli nende ratastega, kuna need on lamedad, need on natuke sugu kumerad, et ma ei tea, kuidas, kui mul oli seal stuudios, seal on ebaühtlane kivipõrand, seal ta ei sõitnud küll väga hästi, jäi kinni kogu aeg. Sest kui praeguse seisuga saab teda teha 10 senti nagu kitsamaks mootorite osas on ju, siis kuhu need komponendid ära mahuvad? Komponendid mahuvad ikka, siin on nii palju ruumi, näed ju. See on lavastus, kus robotid kannavad ette, siis roboti kirjutatud teksti, aga see robot, kes on selle teksti kirjutanud, keda tudengid hakkasid hüüdma Johniks ja nii ta on ka jäänud, vähemalt hüüdnimena. Tema õppis Tšehhovi tekstide baasil siis kirjutama. Tšehhovil ei ole palju näidendeid ja üldiselt masinõppe teoreetikud ütlevad, et seda on liiga vähe, tal on 6 pikka näidendit ainult. Et seda on liiga vähe, et ta üldse suudaks nagu täiesti vabalt ringi käia või et tuleks huvitav tulemus, aga mulle nagu uurimislikust küljest isegi tundus huvitav, et siis ma näen praegu sellest tekstist, et mis on Kirsiaiast ja mis on 3 tõest ja et kuidas ta need omavahel kombineerinud on. No tema nimi on näiteks Tabolin Dvakan ja see on Johni pandud nimi.
kas võimalik, et inimesed juba saavad olla asendatud robotitega teatris ka? ei, mina arvan, et see ei ole nagu asendamistehe, vaid et see on nagu kuidagi, et nad on sama, noh, nagu kõik on nagu võrdsed mingil määral. Partnerid, jah, või kuidagi üks robot ju tähendab vähemalt 20 inimest seal ümber. Vähemalt praegu veel jah. Et tähendab. Praegu on pigem nagu koostöö, sest mõlemad vajavad vastastikku teineteist, aga mine tea lihtsalt edasi, võib-olla on see, et robotid arenevad niimoodi edasi, et siis ei ole enam inimesi juurde vaja, aga hetkel on veel koostöö. Eks ma ise ka olen aeg-ajalt selle roboti peale vahest tigedaks saanud, kes meist ei oleks, eks ju, aga noh, pigem on see, et päeva lõpuks sa oled ise enda peale tige, et sa sellest aru ei saa, eks ju, et see robot ei ole ju sellest süüdi, et robotid tegelikult ju muudavad elu lihtsamaks. No ja hästi, see on muidugi väga idealistlik, aga oleks ju tore, kui robotid teeksid midagi ära, mida ise ei taha teha või tahaks midagi muud teha või milleks ei ole aega või ma ei tea. See on väga praktiline muidugi mõte. Selliseid ju õnneks on juba ju. Näiteks robot-tolmuime, robot-muruniit ja nii edasi, sellised masinad. Aga ma ei... pigem ma kardaks seda inimest kui seda robotit. Ja